Käes on kummivahetuskuu ja meil on nüüd ka otse-eetris Eesti suurim kummiekspert Mälvo Väldo Kautšuk. Tere hommikust! No tere hommikust, jah. Mälvo Väldo, kus kandis teie rohkem opereerite? Eestimaa peal, ma mõtlen. No igal pool, siin ei ole vahet. Teil on punkte nii-öelda üle Eesti? Jah, et siin ei ole nüüd vahet, kas on väike külakene, suur linnakene, kas on esikus, kas on köögis või magamist. Kumm tuleb ära vahetada? Kumm tuleb ära vahetada, jah. Kas buum on nii-öelda praegu juba alanud ka või? No see buum on ju aasta läbi, kuidas ma ütlen, suveni on see buum. Kuidas eestlastele... Kummivahetus pole ainult sügis. Kuidas eestlased on agarad vahetajad? Pigem on natukene ikkagi eestlane selline, et kipub alles kummi peale mõtlema siis, kui on hilja. Kui nii-öelda on juba puusse pandud? No nii-öelda on juba jah, kuidas öeldakse, kui asi on juba vajunud mädanud kännu sisse. Rääkige nüüd, kui see kummivahetus eriti aktuaalseks just läinud on, et eestlane pidavat olema ikkagi see, kes vahetab enamasti 2 korda aastas kummi. Tegelikult ka rohkem. Üldiselt on niimoodi, ideaalis peaks kummi vahetama ära kohe. Peale sõitu? Kohe, kui on nii-öelda nagu, kuidas öeldakse, ralli lõppenud. Rääkige siis, millised on selle sügise suurimad nii-öelda kummitrendid, millised on populaarsemad margid praegu? Või on mingisugune eriprofiil? No eks need ole igasugused. On suuri kumme, väikseid kumme, on mustriga kumme, on täiesti uus asi, on isegi erineva maitsega need kumme. Saab täiesti erineva maitsega kumme. Talvel, nagu ma aru saan, on ikkagi oluline see hõõrdetegur, et hõõrdetegur oleks suur, et nii-öelda ei libiseks. Noh, et ei libiseks, kuigi tegelikult on niimoodi, et eks ta mingil määral ju peabki ikkagi natukene nagu libisema ka, kuigi noh, ma olen ise ka mõelnud, et ma ei täitsa uskumatu, aga inimesed küsivad veel, et noh, sobivad veel naelakummi. Naelakummi, no sellest ei ole siis üldse mõtet, siis ma olen ka öelnud, et ärge siis seda kummi üldse pange, kui seal juba nael sees on. No aga naelkummid on ikkagi praegusel hetkel veel Eestis üsnagi aktuaalne teema, neid ei ole veel ära keelatud, kuigi siin sahinad käivad, et nad rikuvad teekatet ja et tuleks ära kiirelt. Jah, seda nüüd ka, jah, muidugi eks seal naelal ole oma selline nagu pluss ikkagi sees, et kui ikkagi nael on kummis, eks ole, siis oled sa ikka tegija. Kummad need nüüd agaramad kummivahetajad on siin praegusel hetkel just, kas mehed või naised? Eks siin ole nii mõlemad. Kuidas öeldakse, tavaliselt on isegi niimoodi, et mees tahaks kummi vahetada. Aga? Ka naine ütleb, käib see vana ka. Ma siin just kuulsin üks päev, üks naine ütles, et pole sellel vanal kummil häda midagi. Las olla. Kuidas ikkagi oleks tark käituda, kui poole sõidu peal peab nüüd kummi vahetama? No üldiselt mina ei soovitaks poole sõidu peal küll mitte, et sõitke ikka lõpuni ära ja siis tuleks kummi vahetuse peale mõelda ja kui te nüüd tahate... Aga kui peaks nüüd juhtuma, et ikkagi läheb poole sõidu peal katki? Mina arvan, et seda peaks võtma huumoriga. Kas praegusel hetkel on ka kohustuslik nii-öelda varukummi olemasolu? No põhimõtteliselt küll jah, ainult, et ma ei soovita nüüd, kuidas öeldakse, 2 kummi korraga küll pole mõtet alla panna nii-öelda. Pigem siis las olla 1 kumm ikka nagu tagataskus. No ma olen kuulnud, et... Siin on olnud ikka olukordi ka ikka päris roppe, kus õhtul pannakse kumm alla ja see on kuni hommikuni. Öelge... Minnakse veel isegi koju, lollakad. Öelge, Mälvo Väldo Kautšuk, et... Ja mina olen Mälvo Väldo Kautšuk. Kus kohas praegu nii-öelda selle suure kummivahetus buumi ajal siis kõige mõistlikum kummi vahetada on? Ma arvan, et seal, kus teil mugav on, aga astuge siit apteegist läbi. Totaalne ärkamine. Tööpäeviti 6-10. Henrik Norman, Erik Lill ja Aleksander Ots.